DJI Osmo Action, mis on väga kompaktne ja väike action kaamera, veekindel ja ma ütleks, et hinna ja kvaliteedi suhtelt üks paremaid kaameraid, mida praegu saab osta. Kõik te teate GoPro'd. GoPro on nii-öelda action kaamerate isa, kus on siis kõik alguse saanud põhimõtteliselt kõik, kes action kaamerat vajavad, enamasti GoPro ostavad. Samas 2019 tegi DJI oma kaamera ja tegi tegelikult väga hea kaamera. Tegi nii hea, et sel ajal oli väljas siis GoPro 7 ja tuli DJI Osmo Action. Ja see on nüüd tegelikult nii hea kaamera, et GoPro ei suutnud seda ületada enne, kui just äsja tuli siis välja GoPro 9. Ehk siis järgmine mudel GoPro, mis oli 8, ma ütleks, et ei ole nii hea, kui on Osmo Action, või siis mõnes asjas kehvem, mõnes asjas natukene parem. GoPro tegi endale nüüd esimest korda esidisplay, mis näitab siis pilti. Et sisuliselt GoPro 9 on minu arvates puhas Osmo Actioni kloon. Mis on naljakas öelda, pigem võiks olla nagu vastupidi, aga minu nägemuses on võtnud GoPro DJI-lt, sellelt Osmo Actionilt, kõik need funktsioonid, mis neil oli puudu. Ehk siis esikaamera, vahetatavad, siis filtrid saab siia ette keerata, et väga-väga palju asju nad võtsid siit pealt, sest et see oli ja ka on väga hea action kaamera. Mul on neid 2 tükki just seepärast, et nad on head, kvaliteetsed ja teevad väga head pilti. Kui te vaatate selle DJI Osmo Actioni nii-öelda neid review'sid, kui te vaatate ingliskeelset DJI Osmo Action review'sid, siis arvestage, et need review'd on tehtud siis, kui see kaamera välja tuli, enamik neist. Ja siis oli selle tarkvara kehva. Nad on seda tarkvara parandanud aasta jooksul väga palju. Ehk siis praegu on see poole parem kaamera, kui ta oli välja tulles. Sest et need tarkvara probleemid, mis tal olid, on ära parandatud. Näiteks kõige tüüpilisem oli see, et kui lülitada tagadisplay pealt esidisplay peale, siis ta lülitas välja ja pidi nagu hakkama uue videona, et see video ei jätkunud. See on ära kaotatud ja palju muid probleeme, mis sellel alguses oli ja mille üle kurdeti, mille üle kõik need ülevaatajad kurtsid, need on tegelikult ära kaotatud. Vaatame videosid, mis ma selle kaameraga olen teinud, millised need välja näevad. Nii, siin on nüüd klassikaline video logimise olukord. Jooksen metsas natukene siin, 3 sammu, hoian käes. Nii, kiire jooks. Kaamera liigub päris palju. Aga Rocksteady on aktiveeritud. Tõenäoliselt ei kõigu siin eriti midagi teie videopilt. Nii. Siin on siis selline, ütleme nii, et klassikaline turisti olukord. Lähed kuhugi, võtad kaasa omale väikese kaamera ja ei peagi midagi hullu kaasa tarima. Midagi suurt peegelkaamerat, midagi keerulisemat. Soovid oma reisist teha videot, võtad kaasa peopesa suuruse kaamera. Ja mõned akud, laadja ja kõik. Telefon on niikuinii. Ja saate oma ümbrust filmida, salvestada ka heli. Praegu on otse heli.
nii nagu kuulete. Ja lendame. Pika statiiviga sai siis see lennuk tehtud. Aga efekt oli tegelikult olemas. Nagu nägite, siis tundus, et kaamera läks väga kaugele. Nüüd võtan kaamera kätte ja teen väikese jooksu. Nii. Jooks, kaamera on käes, liigub kõvasti. Ja jooks jah. (4K 60 kaadrit sekundis. aga maha on võetud Rocksteady ehk siis nii nagu naturaalselt on. Niimoodi on, niimoodi kõigub. Ja ma üritan kätt võimalikult paigal tegelikult hoida. Full HD 60 kaadrit sekundis, Rocksteady aktiveeritud. Full HD 60 kaadrit sekundis, Rocksteady maas. Üritan hoida kätt võimalikult paigal. Võite väga palju review'sid vaadata siit internetis, on kõik olemas. Aga paari videot ma teile näitan. Aga teised on teinud tunduvalt põhjalikumad ja paremad review'sid inglise keeles. Et kui seda mõistate, siis kindlasti vaadake neid, kui te plaanite action kaamerat osta ja näiteks sellist Osmo Actionit. Nüüd ma näitan teile, mis vahe on siis Rocksteady stabiliseerimise režiimil ja kui see on sisse lülitatud ja välja lülitatud. See kaamera on ilma stabiliseerimata ja siin on sisse lülitatud stabiliseerimine. Nii. Mõlemad kaamerad on minu käes. Ja nüüd jooksen. Jooks mööda metsaralau, originaalheli, nii nagu praegu salvestab, ilma lisamikrofonita. Nüüd on kõndimine, tavaline.
Saab naha soojaks. Vahe tegelikult on suur, kas on siis sisse lülitatud stabiliseerimisfunktsioon või mitte, et seda näete praegu ise oma silmaga. Nagu näete, siis Action kaamera pilt, selle DJI Osmo Actioni pilt on väga hea. Ei ole mingisugust, kuidas ma ütlen, halba pilti. Ta ei värise, kui lüüda see Rocksteadi sisse. Kaamerat ennast võib käes väristada, aga pilti ta salvestab ikkagi stabiilselt. Tal on üsna suur lainurk. GoPro'l on küll suurem, aga minu arvates, vähemalt minu jaoks on see täiesti piisav. Suuremat lainurka ei ole minul vaja. Ja miks ma seda kasutan ja miks mina loen selle kaamera eeliseks? Selle eelis ongi kompaktsus. Ta on niivõrd väike, et võta kaasa, keerad niimoodi endale näo ette ja olemas. Salvestab, filmib, lülitan sisse ja filmin ennast. Mul on siin ees kaamera, ma saan vaadata, kas ma olen kaadris või ei ole. Ja nii see käib. Väga mugav, väike ja kompaktne. Hästi-hästi lihtne siis kõike kiiresti salvestada või teha ka pilti. Samas võin ta panna ka ümbrise sisse. Nüüd võimalused laienevad. Kas siis mingi kolmjala peale või mingisuguse muu tehnika külge. Ja nii on sellega väga ja väga mugav teha siis videolooge, kiirelt välja võtta, rääkida mingitel teemadel. Väga ja väga lihtne ja mugav. Karbi erinevate vidinatega. Mida teil on ka kindlasti vaja. Ma lisan siia juurde väikese video, et põhimõtteliselt kui teil pole kunagi Action kaamerat olnud, siis teil on vaja Action kaamerale lisatarvikuid. Ja kui te vaatate näiteks GoPro originaale või mida iganes, sest siia saab panna kõik GoPro tarvikud külge, need ühinduvad sellega, siis need on üsna kallid. Aga samas müüakse internetis paarikümne euro eest jubinaid, mida saab põhimõtteliselt mitukümmend tükki saab põhimõtteliselt kiivrikinnitused, rattakinnitused, kehakülgekinnitused, erinevaid kinnitusi. Ja mina ostsin endale ühe selle komplekti ja ma olen sellega väga-väga rahul. Jah, kõik asjad ei ole kasutatavad, nii-öelda on ebakvaliteetsed, aga enamik asju on väga ja väga hea kvaliteet. Ehk siis selle paarikümne euro eest, 20-30 euro eest saab endale väga korralikud tarvikud, millega siis hakata sellist Action kaamerat kasutama. Kas või mis iganes. Näiteks tahate kas või vee peal panna nii, et see põhja ei vajuks. Või võtate nii-öelda näiteks paadisõidule või mis iganes olete mingisugune siis surfilauaga sõitja, siis võtate selle, panete kaamera siia külge ja ta ei vaju enam põhja. Te leiate üles selles, et väga hästi mugavalt lihtsalt kasutatavad odavad jubinad. Hiljem saate nii-öelda varu täiendada, osta võib-olla kvaliteetsemaid ja paremaid asju, aga alustuseks üks selline komplekt lisaks Action kaamerale kulub igal juhul ära. Ma olen selle Action kaameraga väga rahul
ja sellega on tõesti väga lihtne, kiire ja mugav filmida ja kui me võrdleme nüüd seda suure kaameraga, siis see suuruse vahe on tohutu ja see kaamera on veel väike kaamera. Et siin me ei saa rääkida päris suurest kaamerast, et see on ikkagi kompaktne. Aga sellega ennast filmida, ütleme nii, et rahvas vahib. Rahvas vahib, mida sa teed või mida sa filmid, aga niisugune on niivõrd kompaktne, et seda tihtipeale ei märgatagi. Et kui teil on selline korralik selfie stick, nagu näiteks see GoPro oma, siis sellega on tegelikult väga hea filmida. Ta on väga universaalne, aga väga hea kasutada. Et sellega väike video teha, väike videologi, see on tunduvalt märkamatum, kui siis võtta välja see suur kaamera salvestamiseks, et erinevus on tegelikult väga suur. Nii et kui te tahate teha nii-öelda kas action videot, seda kaamera kuhugi külge panna või lihtsalt video logida, siis ma ütlen, et väike kaamera DJI Osmo Action, millel on ka esikaamera siin, lülitame selle sisse. Näete, siin on nüüd esikaamera. See on nagu väga hea, saab ennast täpselt raami võtta, salvestada seda pilti, ma näen, mida ma salvestan. Ja mina ütlen täiesti kindlalt, GoProle iga kell saab vastu ja ka ületab seda. Just kuni 8. seeriani täiesti rahulikult. Nüüd uus 9. seeria. Jah, 9 on parem, tal on lisafunktsioone, tal on kõik need samad funktsioonid, mis on sellel DJI Osmo Actionil, aga hind on poole kallim sisuliselt. Nii et kui mina peaksin valima, siis mina valiksin selle kaamera puhtalt rahalisest seisukohast. Kui 5K-d ei ole vaja või eriti stabiilselt, see on ka stabiilne, aga sellel on GoPro 9 on siis horisontaalne tasakaal nii-öelda eesti keeles, kuidas seda öelda. Et kui seda ei ole vaja, vaid lihtsalt stabiilset pilti, siis see kaamera oluliselt soodsama hinnaga teeb kõik ära. Eestis selle hind vist on jah, mõttetu, aga välismaalt tellides saate õiglase hinnaga selle kätte ja mina olen selle kaameraga küll väga rahul. Ja seetõttu tegin sellest ka video, soovitan teilegi.